Selles videos saad teada, mis on toote tuum ja kuidas see on seotud rahuldamata vajadustega. Uurime, kuidas klientide kõhklused ja hirmud aitavad kujundada toote omadusi ning kuidas lisaväärtusi pakkudes konkurentide seas esile tõusta. Üks parfüümide tootja, kelle nime ma kahjuks enam ei mäleta, on öelnud: tehases me toodame kemikaali, poes müüme lootust. Äriplaani selle osa eesmärgiks ongi kirjeldada toodet sellisena, nagu kliendid seda näevad ja tajuvad. Esmalt uurime, mis hetkel ja millises situatsioonis võiks kliendil sinu toodet vaja minna. Öeldakse, et inimese paneb tegutsema kas lootus muuta oma elu paremaks või hirm millegi ees, või et ta soovib rahuldada mingeid vajadusi. Tal on võimalus neid vajadusi rahuldada erineval moel, kuid valikutega kaasnevad sageli ka kõhklused. Neid kõhklusi teades saad oma toote disainida selliseks, et kõhklusi ei tekiks või tekiks vähem kui teiste valikute korral. Pärast sellist uuringut oled valmis panema kirja toote tuuma ehk vajaduse, mida sinu toode rahuldab. Toote, mis kliendi teatud vajadust rahuldab, ja selle omadused, mis teevad selle ahvatlevamaks asenduskaupadest. Lisaväärtused, mis toovad su toote konkureerivate toodete seas esile. Vaatame neid toote komponente lähemalt. Mõtle mingi suurema ostu peale, mille hiljuti tegid, ja püüa selgusele jõuda, miks sa tegelikult selle ostu tegid. Ameerika psühholoogiadoktor Abraham Maslow pani paika inimvajaduste hierarhia. Füsioloogilised vajadused. Need on vajadused, mis on olemas kõigil elusolenditel, näiteks une, vee, toidu ja seksuaalvajadus. Vaid siis, kui sinu toode rahuldab mõnda füsioloogilist vajadust, võid oma kogu turuna käsitleda kõiki inimesi. Turvalisuse vajadus. Maslow väitel tekib turvalisuse vajadus vaid neil elusolenditel, kellel füsioloogilised vajadused on rahuldatud. Näljane isend on valmis oma elu ohtu seadma, et toitu hankida. On selge, et kui sinu toode rahuldab turvalisuse vajadust, siis need, kellel füsioloogilised vajadused on rahuldamata, sinu toodet ei osta. Turg on väiksem. Armastuse ja kuuluvuse vajadus. Soov kuuluda mingisse rühma ja tunda end seal kellegi poolt armastatuna tekivad alles pärast seda, kui turvalisuse vajadus on rahuldatud. Tunnustuse vajadus. Vajadus olla kellegi poolt tunnustatud tekib vaid neil, kellel armastuse ja kuuluvuse vajadus on rahuldatud. Seega on see grupp eelmisest veelgi väiksem. Eneseteostuse vajadus. Vajadus saavutada midagi suuremat, ennast loominguliselt teostada, tekivad inimestel pärast seda, kui tunnustuse vajadus on rahuldatud. Nüüd pane kirja, millised vajadused peavad sinu klientidel rahuldatud olema enne, kui neil tekib vajadus sinu toote järele. Oleks hea, kui saaksid umbes 10 sellise inimesega suhelda. Kui sa ise juhtud olema üks nendest, kelle rahuldatud ja rahuldamata vajadusi just kirjeldasid, on eriti lihtne ennast nii-öelda oma kingadesse panna. Vajadus, mida toode rahuldab, on toote tuum. Nüüd mõtle, kuidas inimene, keda just kirjeldasid, püüab oma probleemi lahendada. Näiteks kui isiku probleemiks oleks üksildustunne, oleksid võimalused vajadust rahuldada järgmised. Läheb sugulastele või sõpradele külla, läheb klubisse sõpru otsima, võtab lemmiklooma, vaatab televiisorit, et oma probleem unustada. Seega tuleb ettevõtjal, kes tahab teda meelitada liituma oma anonüümse suhtlusvõrgustikuga, konkureerida sugulaste ja sõpradega, klubidega, lemmikloomadega ja telesaadetega. Need on asenduskaubad. Lisaks tuleb tal konkureerida teiste suhtlusvõrgustikega. Need on tema otsesed konkurendid ja neid uurime 7. videos. Mõtle, millised on erinevate asenduskaupade valimisega
kaasnevad hirmud või kõhklused. Näiteks sõbrad ja sugulased võivad olla hõivatud, klubides kulub liiga palju raha, lemmiklooma eest tuleb hoolitseda, telesaate lõppedes tuleb aga üksildustunne tagasi. Ära piirdu vaid oletustega, vaid küsitle vähemalt 10 sihtgruppi kuuluvat isikut, et nende hirmud ja kahtlused teada saada. Ainult nii saad oma tootele disainida omadusi, mille puhul neid kõhklusi ei teki. Loodetavasti on sinu poolt pakutud leevendused piisavad, et veenda klienti asenduskaupade kasutamise asemel sinu toote kasuks otsustama. Paraku on veel konkurendid. Nüüd tuleb sul siseneda kliendi mõttemaailma. Küsi endalt, millise sõna sisestab ta Google'i otsinguväljale, kui otsib oma rahuldamata vajadusele leevendust. Kehastu kliendiks ja tee see protsess läbi. Pane kirja, mida klient leiab ja proovi aimata, mida ta seejuures mõtleb ja tunneb. Selline tegevus kannab nimetust kasutajakogemuse analüüs. Kindlasti leiad, mis võiks klienti konkureerivate toodete juures häirida. Mis võiks olla teisiti? Proovi oma toote juures neid häirivaid elemente vältida, et konkurentide seas paremini esile tõusta. Pea meeles, toote tuum on vajadus, mida sinu toode rahuldab. Tegelik toode on see, mis tuumaks olevaid vajadusi rahuldab. Toote omadused teevad selle ahvatlevamaks asenduskaupadest ja lisaväärtused toovad su toote konkureerivate toodete seas esile. Kui toote kirjeldus on valmis, on aeg potentsiaalsete klientidega vestelda ja seda kirjeldust testida. Küsi neilt, milline toote omadus on neile kõige olulisem ja mille eest nad oleksid valmis maksma. Võid saada nii positiivse kui ka negatiivse üllatuse osaliseks. Võib-olla mõni omadus pole neile üldse oluline, kuid nad oleksid valmis maksma hoopis mingi sellise omaduse eest, mille peale sina ei tulnudki. Selles videos õppisid kirjeldama toodet sellisena, nagu kliendid seda näevad ja tajuvad. Järgmises videos õpime potentsiaalseid kliente paremini tundma ja määratlema turu suurust. Kohtumiseni järgmises videos!